Tere kõigile! Ma olen tagasi. Või vähemalt ma loodan, et ma olen tagasi. Seda videot ma teen oma toast, põranda pealt, kuna minu tugitool on hetkel natukene teiseldatud, et teha ruumi kuusele. Ma loodan, et see blinkimine väga ei häiri. Või kui mulle endale tundub, et see häirib, siis arvatavasti see video ei jõua teieni. Aga ilusat jõuluaega teile. Ma tean, et mind pole ammu olnud, umbes suve lõpupool augustist alates. Nimelt meil toimus köögis remont. Pool kööki oli kolitud minu tuppa ehk siis siia samasse, kus ma tavaliselt oma filmimist teen. Ja pärast seda, kui remont tehtud sai ja asi põhimõtteliselt oli sellel maal, et ma oleks võinud uuesti filmima hakata, oli minu motivatsioon niivõrd madal filmimise osas, et ma ei hakanud sellega lihtsalt vaeva nägema. Olin laisk, nagu ma seda tihti olen, aga nüüd olen ma tagasi loodetavasti. Selle video mõte ongi suuresti öelda teile, et ma olen tagasi, et ma jätkan videote tegemist, loodetavasti järgmisel aastal siis natukene parema regulaarsusega kui see aasta. See remont viis mind rööpast välja täiesti. Ma lihtsalt ei tahtnud filmida ja mul said ideed otsa, kuigi neid alguses oli terve hunnik ja nad on siiamaani alles. Samas ma tegin siiski ka natukene filmimist, aga ükski nendest videotest ei elanud töötlemisest kaugemale, sest et miski mulle nende juures ei meeldinud. Ma tundsin, et ma olen kuidagi pläss ja ebahuvitav ja et mul ei ole mitte midagi öelda. Nüüd siis loodetavasti mul jälle on midagi öelda. Millest plaanides ma väga ei räägi. Detsembris ma loodan teha mõned videod, ma loodan teha oma aasta kokkuvõtted ära, loodetavasti enne jõule, sest et sinna jõulude ja uue aasta vahele ma tahaksin jätta natukene vabamat aega endale. Kui ma jõuan, siis ma teen paar ettefilmimist ja panen videod ülesse siis, mis on varasemalt tehtud. Sest muidugi peale aasta kokkuvõtete tegemist läheb lahti ka järgmise aasta plaanide tegemine ja selles osas on mul tegelikult päris palju plaane. Aga täna siis, et ei oleks puhtalt mõneminutiline video, kus ma ütlen lihtsalt, et ma olen tagasi. Ma mõtlesin, et ma näitan teile paari asja, mis ma tahaksin tegelikult detsembrikuu jooksul läbi lugeda veel jõuda. Mul on mõned raamatud, mis mul on alustatud, mida ma ei ole jõudnud. November oli natukene kehv kuu. Alguses mõtlesin, ma teen novembri kokkuvõtte, aga ma ei saa kokkuvõtet teha, sest et novembris ma ei saanud läbi peaaegu mitte ühtegi raamatut. Äkki ma ei saanudki ühtegi läbi, ma ei tea nüüd. Aga igatahes ma alustasin päris mitut ja ma nüüd tahangi siis teile neid raamatuid näidata. Ja põhimõtteliselt täita selle video teise poole siis sellega, mis on mu plaanid. Mul on tegelikult päris mitu plaani. Näiteks siin mul kõrval kohe on minu väikene raamatukäru. Ma loodan, et näete. Seal on päris palju raamatuid, kõik on minu plaanide osad. Aga ma ei jõua nendeni kuidagi. Ja raamatuid tuleb kogu aeg juurde. Eks ma teen ka eraldi video selle kohta, mis raamatud mul on sel aastal juurde tulnud. 2 videot ma juba tegin aasta esimese poole kohta, siis iga 3 kuu tagant. Sügisel ma nüüd ei ole jõudnud teha. Ma vaatan, võib-olla ma teen 6 kuu sellise kokkuvõtte, sest et tegelikult selle aasta teises pooles ma olen oma raamatu ostmist veidikene koomale võtnud. Aga räägime siis raamatutest, mida ma tahan sel aastal veel loodetavasti jõuda läbi. Ma alustaks oma kõige värskemast ostust. Nimelt ostsin eile kusjuures Matthew McConaughey Greenlights. See on nüüd eesti keeles äsja ilmunud. Pealkiri on Roheline laine. Ma ei hakka nimetama kirjastust, sest mul ei ole hetkel see peas. Aga kuhugi ekraanile tuleb niikuinii kirjastuse ja võib-olla ka tõlkija nimi. Aga selle raamatu kohta ma kuulsin esimest korda millalgi suvel. Ja ühe Booktuberi kaudu, keda ma vaatan. Ja alguses ma üldse ei plaaninud seda lugeda. Selle autoriks on siis Matthew McConaughey, kes teab siis näitleja, väga kuulus näitleja.
Mul endal tuleb esimesena ehk pähe Dallas Buyers Club. Eesti keeles äkki vist oli Elujanu ja Interstellar muidugi ja mõned asjad veel. Ma millegipärast arvasin, et ta on veel ühes filmis, mille pealkiri mulle tuleb meelde, aga tuleb välja, et veel seal vist ikka ei olnud. Aga Green Lights on siis tema eluloo raamat. Põhimõtteliselt tema esimese 50 aasta kohta. Ja see on selline, ta ise nimetab seda armastuskirjaks elule ja nii palju, kui ma olen jõudnud lugeda, päris alguses alles, mulle see väga-väga meeldib. Ma arvan, et või mul on vähemalt selline tunne, et sellest saab üks minu selle aasta lemmikraamatuid mõne teise kõrval. See aasta on olnud võrdlemisi hea, aga selle kokkuvõtete osa ma jätan järgmisesse videosse millalgi. Aga jah, selle ma tahan läbi saada ja ma olen üsna kindel, et ma saan ta läbi arvatavasti selle nädala jooksul. Kuigi, te teate, minu lubadused tavaliselt ei ole eriti vettpidavad, vähemalt raamatute lugemise osas. Edasi, hakkasin lugema eelmisel nädalal Frank Herberti Düni. Selle raamatuga on selline asi, et mul tegelikult on Düni ilusam ja erilisem väljaanne olemas. See on kusagil seal kuuse taga riiulis. Aga see on nii eriline, et ma ei taha seda lugeda. Ma ei taha seda kätte võtta, ses suhtes, et ma võin ta kätte võtta, aga ma ei taha ta lugemiseks kätte võtta, sest ma kardan, et ma rikun ta ära. Ta on ilusate roheliste servadega ja väga-väga-väga eriline väljaanne. Ma sain selle eelmisel aastal jõulukingituseks endale. Ja siis eelmisel nädalal, vist oli eelmine nädal, igatahes ma käisin vaatamas Düni. Ja see film on väga hea. Kes ei ole näinud, ma palun minge vaatama. Mulle väga-väga meeldis. Mulle muidugi lihtsalt meeldib Timothée Chalamet, kuidas heast tema nime hääldatakse. Aga käisin seda vaatamas, see film lõppes väga lolli koha peal. Mul Dün on tegelikult kunagi kauges minevikus loetud, ma arvan, et ma lugesin seda äkki põhikoolis, võib-olla gümnaasiumi alguses. Ja minu kuldkala mälu juures muidugi ma ei mäleta mõhkugi sellest. Enam-vähem nagu mäletan, millest sütt on, mis seal selline general plot, aga mis seal täpselt toimub, näe. Ja siis pärast selle filmi vaatamist ja pärast avastamist, et see film lõpeb väga lolli koha peal. Nagu ma saan, Sõrmuste isand lõppes ära esimene film seal, kus lõpeb esimene raamat, enam-vähem väikeste mööndustega. See lõpeb kusagil poole raamatu peal ja mina ei mäleta, mis ja kus ja kuidas ja miks. Igatahes, siis ma läksin ja ostsin endale Movie Time ehk siis filmikaane kujundusega ingliskeelse raamatukese, mille ma plaanin läbi lugeda ja siis raamatukogule annetada. Ses osas see on väga kasulik, sest et raamatukogus on praegu Dünile metsikud järjekorrad. No ma ei tea, kas metsikud, aga üsna pikad, sest et film muidugi tõi kaasa selle, et inimesed tahavad Düni lugeda, mis on iseenesest väga tore. Edasi, mul ei ole praegu seda käepärast. Ma panen pildi ekraanile, sest ma reaalselt ei viitsi ronida üle toa sinna poole ja võtta kotist raamatu. Et laiskus. Aga autorit ma ka ei mäleta. Jeesus. Igatahes, mul on praegu pooleli raamat The Devil in the White City. See on raamat Chicago maailmanäitusest 1893. aastal või teisel, igatahes sealkandis. Ja paralleelselt selle Chicago maailmanäitusega räägib autor ka H.H. Holmesist ehk siis härrast, kes loodetavasti minu töötlemise mina suudab panna ekraanile. H.H. Holmes, kusagil siin. Tema on esimene Ameerika sarimõrvar. Ma ei ole kindel, kas ma olen seda videotes varem maininud või ei ole. Sarimõrvarid on natukene minu selline teema. Mulle
meeldib vaadata filme, mulle meeldib lugeda nendest raamatuid. Ja pigem just nagu ajaloolisi ja selliseid, mitte ilukirjandust. Üldiselt krimi ma loen vähe, nii et ja sellist sarimõrvarite krimi eriti vähe, aga päriselu tegelased on mulle enamasti huvi pakkunud. Vabandust. Aga see raamat on siis pooleli, ta on mul peaaegu läbi, mul on veel umbes 100 lehekülge jäänud, seal on väga palju informatsiooni. Mulle endale meeldib H.H. Holmesi osa natukene rohkem kui see Chicago maailmanäituse planeerimine, ehitamine, läbiviimine, aga mõlemad on siiski väga huvitavad ja väga huvitav on lugeda selle ajastu Ameerika kohta, kui hakkasid esile tulema need rikkad pärijannad ja tööstusrevolutsioon tuhises, tekkisid uued rikkurid, tehti suuri varandusi, suuri tegusid, ehitati paari aastaga suuri linnaosi. Ja tehti siis Chicago maailmanäitust, kuhu muu hulgas rajati näiteks esimene suur vaateratas üldse härra poolt, kelle perekonnanimeks oli Ferris, ehk siis inglise keeles Ferris wheel ehk vaateratas. Aga jah, see on selline lisainfokene. Siis nüüd tulevad raamatud, mis ma tahaksin läbi lugeda, mida ma ei ole veel alustanud, kui välja arvata minu see käru. Esiteks, keda ma pole maininud veel, on Tinnu, Diana, minu kallis sõbranna, kellega me koos teeme lugemisasju. Ja tema mainis mulle mingi aeg tagasi, ma küll nägin ka seda, aga ta mainis ja tuletas mulle meelde, et eesti keeles on hakanud ilmuma Charlaine Harrise Aurora Teagardeni raamatud. Esimene osa on siin, teine osa on ka ilmunud ja ta tekitas minus huvi ja kuna mul sügisel nüüd tekkis selline väike krimi huvi siiski, põhimõtteliselt rohkem sellise cozy crime'i ja eestiga siis muhekrimi vallas, sellised väikesed britikohakased eriti ja väikelinnad ja nutikad kohalikud mõrvade ja muude saladuste lahendajad. Aga jah, et Charlaine Harris on siis True Bloodi autor, eesti keeles on talt ilmunud, ma ei tea, kas rohkem on, aga selle sama True Bloodi sarja aluseks olevatest raamatust 2 tükki. Nende kaanekujunduses ma igasuguseks ei räägi, sest see oli täiesti allapoole 0. Ma arvan, et suuresti see oli ka põhjus, miks seda sarja rohkem välja ei antud ja rohkem ei ostetud. Aga Tinnu siis võtab teadmiseks, et tema mõjul ma proovin vähemalt see kuu läbi lugeda selle esimese Aurora Teagardeni raamatu. Edasi, raamat, mille ma pean hakkama varsti lugema, sest sellele on tekkinud päris suur järjekord ja mis on palju tähelepanu pälvinud, on Stefano Massini Lehman Brothers. On siis 3 venda, kes sõidavad Saksamaalt Ameerikasse, hakkavad seal äri ajama. Ja see siis järgib nende vendade ja nende perekonna ja järglaste saatust, kuni siis meile kõige tuttavam, ehk võib-olla kust enamik seda Lehmani nime üldse teavad, ehk siis 2008 aastal, kui nende panga Lehman Brothers Holdings Inc. Läks pankrotti ja algas majanduskriis, on sellise huvitavas stiilis kirjutatud nagu Pärsis. Lugemine peaks minema väga kiiresti. Ma ei oska selle kohta mitte midagi rohkem öelda. Lihtsalt see, et see tekitas minus huvi. Seda kommenteeriti, oli päris mitu arvustust lugemise väljakutses sellele. Nägin seda Instagramis paar korda ja mõtlesin, et võiks olla midagi sellist, mis mind täitsa huvitab. Ajalugu siiski on praeguseks juba pigem hobi, aga kunagi oli ka eriala. Nii et loodetavasti jõuan sellele või mitte loodetavasti, ma pean sellele jõudma, nii et jaa. Ja siis viimane, mida kes mind Instagramis jälgivad, need teavad. Ma tegin paar nädalat tagasi üsna tihedalt postitamist, vähemalt iga päev.
jalg sureb ära siin maas istudes, aga ma tegin üsna palju postitamist paar nädalat tagasi umbes. Ja siis üks päev ühes postituses ma mainisin, et minu järgmine lugemine on Ben Philippi Charming as a Verb. Charming as a Verb. See on põhimõtteliselt lugu Henry Haltivangerist, okei, ma ei suuda tema nime välja hääldada, aga igatahes tüübist, kes suudab kõigile nii-öelda meeldida ja meeldida kõiki. Ja samas ta kohtub tüdrukuga, klassiõega ülikoolis, keda tema meelitamine, tema karisma ei suuda mõjutada. Vähemalt nii palju ma tean, kui ma praegu nüüd suutsin lugeda. Nagu näete, ma pole eeltööd teinud, aga ma teen eeltööd väga harva tegelikult. Igatahes ma lugesin sama autori The Field Guide to the North American Teenager mingi 2-3 aastat tagasi äkki. Ja mulle see väga-väga meeldis, seal oli väga palju huvitavat, seal oli väga palju ära toodud sellist, kuidas öelda, stereotüüpe ja asju, mida arvavad inimesed, kes elavad väljaspool Ameerikat ja satuvad Ameerikasse, et mida nagu, eriti mis puudutab keskkooli ja üldse koolis käimist ja noori. Et mis on sellised kuidas öelda, millised eelarvamused on inimestel tekkinud filmide, sarjade, raamatute põhjal, et mida võib keskkooli sattunud välismaalane väljaspoolt tulnu Ameerikas, tolle raamatu puhul siis Texases oodata. Ja siis mulle väga see raamat meeldis, see oli väga hea, siis ma nägin, et sellel autoril tuleb uus raamat. Ja siis see raamat muidugi tuli meie raamatu kokku ja nüüd ma loodan, et ma saan selle lõpuks ära loetud, sest kaua võib tegelikult. Jalg on ära surnud, täitsa surnud. Aga ma ise olen elus, nagu näete. See oli minu pisikene ülevaade sellest, mida ma tahaksin lugeda detsembris. Ehk siis sel aastal veel enne jõule või peale jõule või jõulude ajal. Ma loodan tõesti, et ma saan hakkama veel 2, 3, 4, 5, võib-olla 6 videoga sel kuul ja järgmine aasta siis olen natukene aktiivsem, natukene elavam, natukene rohkem kohal. Ma südamest loodan, et see kuusk ja selle vilkumine ei häiri, sest et ma ei taha seda videot uuesti filmida. Aga suur aitäh, et mu ära ootasite, et mu videot vaatasite. Ma loodan, et te kommenteerite allapoole, kui teil on oma detsembri nimekiri, mida te soovite lugeda. Palun kommentaarid alla. Kui teil on mõni nendest raamatutest loetud või lugemisel, siis samuti kommentaarid on väga teretulnud. Samuti likeid. YouTube plaanis ära võtta dislike'i nuppu. Ma ei tea, kas seda on tehtud. Aga kui ei ole, siis võite mulle välja pärast ka dislike'i panna. Ma ei tea. Aga aitäh, et vaatasite. Ma ei tea, ilusat 1. detsembri õhtut teile, sest see video on filmitud 1. detsembril. Ülesse läheb arvatavasti küll alles paari päeva pärast. Aga samas, kes teab, kui ma saan piisavalt kiiresti ära tööteldud, siis üsna kohe. Nagu öeldud, mõnusat mis iganes detsembri õhtut teile, millal iganes te seda vaatate. Loodan, et teie jõuluaeg on ilus, kena, rahulik, soe. Lund ei pea soovima, sest vähemalt siin Tartus on meil väga-väga palju lund ja kõik on väga-väga valge, ilus ja kena. Ilusat õhtut, nägemist!